ja ma vean ettevõtet Tamma Disain. Tamma Disainiga alustasin ma 3 aastat tagasi. Aga see 3 aastat on siuke väga põnev aeg olnud, mille jooksul on palju ära tehtud. Olen disaininud näiteks need keraamilised lambitsid, mis sündisid välja minu magistritööst. See avas ukse nii-öelda ettevõtlusele, kus ma otsustasin üldse alustada nii-öelda ettevõtlusteed ja disaineri teed võib-olla siis niimoodi täpsemalt. Ja selle aja jooksul on välja kasvanud ka nagisüsteem Nerdcrack, mis võitis Bruno ja sai ka ära mainitud Säsil eelmine aasta. Ja tegelen ka Jotik-Noti ehetega, mis on põhimõtteliselt aksessuaarid köitest. Ja vaikselt laiendan oma disainipõldu. Et millal ma tahtsin saada disaineriks või millal see otsus tuli? Et disaineriks kohe algusest ei tahtnud saada, tegelikult tahtsin hoopis arhitektiks või arstiks saada. Aga arhitektuur tollel hetkel oli veel natuke maskuliinne ala, seega ma seda õppima ei läinud, võib-olla olin ise alles liiga noor tüdruk, et midagi nii jõulist ja tugevat ette võtta. Ja arstiks ma ei läinud ka sellepärast siis, et ma olin juba 12 aastat õppinud, ma enam ei viitsinud. Seega võtsin lihtsalt 1 aasta vabaks ja mõtlesin, et mis edasi teha. Kuna mu ema on töötanud galeriides, siis ma olen näinud, kuidas Eestis tarbekunst tegemine ja müümine käib. Ja ma nägin, et palju loomingut oli, aga vähe oli eneseoskust müüa, turundada ja teha midagi nii-öelda tiraažina. Ja siis ma otsustasin hoopis minna Londonisse reklaami õppima, sest et Londoni reklaam on väga põnev siiamaani. Töötasin isegi meediaalal ja reklaamialal, aga siis Londonis, aga see ei olnud päris see, mis ma tahtsin, kuna ma lapsena alati tegin barbidel riideid või ehitasin nukumaja või olin selline hästi tomboy, jooksin aias ringi kogu aeg, siis soovisin siiski midagi kätega teha ja mõtlesin, et ma prooviks disaini, tootedisaini siis ja sain magistrisse sisse Madridis ja nii, et omandasin seal hariduse disaini ja hariduse, aga kas ma ennast nüüd disaineriks nimetan. Disainer on selline päris tugev ja jõuline, kuidas ma ütlen, ametinimetus, see on nagu meister, sa pead selle välja teenima, et võib-olla pean veel mitu aastat ennast nii-öelda puhastama ja lihvima nagu teematit, et ma julgeks ennast disaineriks nimetada. Disaineri amet on siuke kummaline amet, et ta on hästi struktureeritud kohati oma olemuselt. Ja ma otsisin seda struktuuri, ma arvan, sealt, kus nagu insener lahendust, kuidas asju saaks struktuurselt luua. See kogu see infrastruktuur ka see ümber köitis mind. Aga disainimis või nii-öelda loomisprotsess ise on kohati päris kaootiline ja et selline segane protsess, kus on hästi palju muutusi ja alustad ühest ideest ja lõpetad hoopis teise ideega. Ja see on ka põnev protsess ja ma arvan, et see on selline asi, mida peab kindlasti aktsepteerima, millest peab rääkima, et kui sa muutud, et see ei ole nagu halb, kui sa teed vigu ja alustad hoopis ühest ideest ja lõpetad teiselt, et sa ei peaks ennast piitsutama selle eest, et sa ei suuda otsustada või nuudad enda meelt. Protsessid mulle meeldivad, et seal on siiski mingi struktuur, et seal on disainis on segadus või disainimis loomisprotsessis on kohati segadus, aga sa saad seda teha struktureeritult. Et sa alustad ideega, sul on mingi idee, kas materjali või objekti või probleemi lahendusega seotud ja siis sa hakkad seda ideed nii-öelda kontrollima, et kas sul oli õigus, et kas seal on viga. Sa vaatad järgi, mis teised on teinud või mis teised ei ole teinud, mida peab parandama. Ja sa leiad mingeid lahendusi, leiad ideid ja siis saad selle nii-öelda paberile panna ja paberilt saad selle objekti panna. Ja kui sa nii-öelda oled oma esimese prototüübi teinud, siis sa jälle lähed ja uurid seda prototüüpi, et kas see nüüd lahendas need algsed probleemid ja lahendused, mis sa mõtlesid, et on või mitte, või on sul totaalselt muutunud selle kõige käigus see idee algpunkt üldse.
Need ideed, mis sul on tekkinud ja mille vahel sa oled nii-öelda pingpongi tagasi mänginud, et need ideed saaksid siis öelda tootmisesse, et see on üks omaette väga suur ja keerukas protsess ja väga tihti tooted langevad selles protsessis ära üldse. Ja ideed ei saa teoks, sest neid ei ole võimalik massina toota või sa ei leia seda inimressurssi ja entusiasmi seal taga. Ja kui sa saad siis tootmisesse selle kõige, siis edasi juba uus täiesti teine suur maailm on siis turundamine ja müük. Mida disainerid peavad tegema, kuigi meil ei oleks selleks võib-olla kõige paremaid vahendeid. Mul päris enda lemmikut disainiobjekti ei ole. Muidugi on lemmikuid disainereid, mis inspireerib ja asjad, mida ma igapäevaselt kasutan, mida ma isegi ei märka, on ju kõik disainitud kellegi poolt ja lahendavad probleeme. Aga võib-olla ma paneksin paari kategooriasse, et disain, mis on sündinud vajadusest ja mis on võib-olla naturaalselt täiesti sündinud, mida me isegi ei ole märganud, et see on sündinud näiteks iste. Sa võid ju pakku peal ka istuda, et mis hetkest see pakk oli võib-olla kõige esimene disain, kus istuti või mingi juurikas maas või kivi või et mis hetkest ta sai siis nagu tooliks. Ja sealt edasi, kuidas me oleme nagu oma siis ideaale või oma ootuseid ja lootuseid võib-olla selle toolidisainiga nii palju arendanud, et on meil saanud ergonoomilised toolid, et meil oleks mugav töötada või lihtsalt imelised toolid, mida me oma elamises naudime. Ja siis on muidugi disain ja loomingulised lahendused, mida võib-olla me ei ole vajanud, aga mida keegi on märganud, et võiks midagi luua. Näiteks täiesti teine valdkond on animatsioon, 3D animatsioon, et meil ei ole seda kellelgi vaja. Aga see on täiesti suure uue haru avanud IT-s ja arvutites. Nüüd me ei näeks enda elu ettegi ilma võib-olla Toy Story'ta ja Incredibles ja Minavargata. Et need on meie nii suureks meie elu osaks saanud see disain, mida meil tegelikult vaja ei oleks, ilma milleta me nüüd elada ei suudaks. Ja kolmandaks on disaineril on näiteks vaja ennast, tal tekib idee ja ta soovib näiteks seda teha enda jaoks, tahab midagi testida, tahab midagi proovida, tal on mingi vorm silme ees. Näiteks lampidel oli see testimise järk oli tegelikult kõige olulisem, kus ma panin näiteks selle lambi puhul päikseprillid üksteise otsa ja siis see välimine joon tekitab selle lambi kuju. See oli see testimise eesmärk, see oli see mängimise eesmärk, mis siis sai vormi, millel oli tegelikult struktureeritud idee taga, kuidas sellest kaosest sai nagu struktureeritud idee ja nüüd selline keraamiline valgusti. Et disaineril on vajadus midagi sellist teha või Hans Wegneril Taanis oli vajadus imelised puitu vormida mugavatesse ja visuaalselt atraktiivsetesse toolidesse. Et sellistest objektidest, mis on tegelikult disaineri enda seest tulnud, siis see läheb ka vaatajaskonnale peale ja nendest saavad armastatud objektid meie kodudes. Nüansid on olulised, aga võib-olla mis toote disaini juures need nüansid teeb, et see ei ole lihtsalt nagu vorm, seal on funktsionaalsus ja siis on funktsionaalsuse või vormi taga on see teostus, see nipp, kuidas need on tehtud, kuidas on saavutatud tehniliselt mingid tulemused. Tihtipeale nende tehniliste tulemuste saavutamiseks on loodud täiesti eraldi uued protsessid, mis on jälle nii-öelda tööstusarusi arendanud edasi. Et mulle meeldib see nagu disaini juures tohutult. Et see lihtsalt peale vaadates sulle tundub, et töötab vahva ju geniaalne, aga selle geniaalsuse, selle väikse nii loogilise idee taga on selline masinavärk ja selline ajude ragistamine ja füüsiliselt tegemine toimunud, mida ei ole näha. Ja ma arvan, et see on, mis on lihtne, geniaalne, selle taga ongi see võlu. Ma arvan, et disaini või ostu tegemisel on nii palju tegelikult faktoreid.
ja faktorid on su tuju, su rahakott ja su soovid põhimõtteliselt kas lähitulevik või ka pikaajaliseks soovid seda toodet või milleks sa soovid seda toodet ja kuhu sa inimesena, persoonina paned enda, kus on su kõige suuremad vajadused või su kõige suuremad soovid. Selles suhtes, et ise olen ronija ja olen koos ronijatega tihti. Tean, et nemad ei hakkaks investeerima siia lampi hästi palju, aga nemad investeeriksid tuule ja opesse tõsiselt palju, et see kõik oleneb inimesest ja hetkevajadusest ja rahakotist, mis otsuseid teha ja ma arvan, et see on täitsa okei kõigi puhul. Meil Eestis on hästi tore, et see, et hästi palju erilahenduse mööbleid, näiteks köögile ja magamistuppe, elutuppa on võimalik teha. Kahjuks see päris niimoodi ei ole võimalik tootedisainiga. Sellepärast, et tootedisaini tiraseeritakse. Näiteks nende lampide puhul, kus on nii-öelda valmis toode juba, võtab kuskil 4-5 kuud aega ainuüksi, et saavutada nii-öelda sellist vormi. Et sellele tehakse emamudel, mis kuivab ja mida tuleb teha kuskil 2 kuud. Ja sellele emamudelile tuleb kipsvorm. Ja see kipsvorm samamoodi kuivab ja on vaja teha kuskil 2 kuud. Seega võib-olla 5 kuud on juba sul läinud ja mõtle, kui palju töökulu ja ressurssi. Pluss sellele sa pead sisse täpselt mahutama elektrisüsteemid ja kõik nii edasi, et oleks korrektne. Ja kui sa juba, nüüd see ahjuse põletamine käib selle riputamise ja teiste süsteemide abil, seega sa pead need süsteemid siia sisse kõik looma uuesti, et see sul ahjus kokku ei vajuks. Seega pealt näha lihtne väike muudatus kuskil kaares või suuruses on tegelikult mitme kuu, kui mitte aasta pikkune protsess. Keraamikas on niimoodi, et igal etapil, mis nende lampide puhul on tegelikult täiesti erinev oma eriala spetsialist kaasatud. Et on vormimeister, on mudelimeister, on siis vormimeister, siis on valaja, kes valab nii-öelda keraamika. Ja siis on puhastaja, kes puhastab ja valmistab kõik ette ennem glasuurimiseks ja valmistab ahjud ette. Ja siis on eraldi glasuurimeistrid, kes siis peale esimest põletust need kõik glasuurivad. Et selline pikk ahel, pikk protsess on nagu ühe lambi tegemisega seotud ja näiteks need hetkel siin on tehtud Itaalias, et selle üle mul on väga hea meel, et ma olen siukse hiiglama võimsa tehaseni sattunud. Selle lambi puhul, kuna ta on päris raske, ta on kuskil 5-6 kilo, siis ta peab kuidagi riputama, pluss tal on hästi ilus laerasett, mis varjab kõik naelad ja kruvid ja siis juhtmed, mis otse lakke tulevad. Aga need süsteemid, elektrisüsteemid ja nii-öelda tugisüsteem on ka inseneeritud siia sisse, et see lamp üldse püsiks õhus ja ei tuleks koos laega alla. Need on eraldi inimesed, kes on pidanud nii-öelda selle kokku panema, et see funktsioneeriks ohutult ja Euroopa nõuetele vastavalt.